Ja nii see laul edasi läheb. Tere! Tervist meie 3. podcasti algus. Oleme elus. Endiselt oleme elusad ja uskumatult me juba 3. saateni oleme jõudnud. Sagapuu malakas. See ei olnud kreeklastele, see oli Eesti publikule. See oli Eesti publikule, jah. Just. On paastuaeg ja sellega seoses on igast piirangud. Ja. Me oleme endale pannud piiranguid väliseid sisemisi. Olgu, läks. Teeme uuesti. Teeme otsast pihta. Esimene kord. No paastuaega seoses Marjan käis korjamas meile mustmulad, need on astelpihlakad eesti keeles. Astelpihlak, jah. Süüke nimi peletab muidugi eemale söömisest, aga need on päris head. Ja, annan. 2 kiviga. Just. Siis on meil siin paastu jaoks küpsetisi, utimatad, präänikud. Osa präänikud on siin ka veel. Paastu ja värk ja. Jaa, sa tahtsid meile öelda? Jaa, nagu korralikus saates ikka, siis me alustame vigade parandusest. Esimeses saates tänulik või vähem tänulik üks meie kuulajatest kirjutas, et kaart, mida ma pudeli peal näitasin, saamuse kaart siis, ei olnud isegi suumides näha. Ehk et ei saanudki päris täpselt aru, kus kohas me asun. Ja seetõttu me võtsime seekord natuke suurema kaardi. Ehk et siin on nüüd siis natuke suurem kaart. Vaatame, kas nüüd on võimalik aru saada, kus kohas asub Saamos. Kus me oleme? Jah, kus me oleme. Ta on siis niimoodi, et Saamos on siin. Ma ei tea, kas see suum sinna nagu, võib-olla sa pead ikka siin pool kuskil neid. Arvud, jah? Okei. Saamos ja West, East. Kuule, kui inimesed teavad, kus on ida ja lääs, siis vast ehk ei ole nii keeruline. Okei. Mõte on selles, et Aldo elab siis lääne pool ja mina ida pool. Ja kui te nüüd tahate, siis järgmine kord ikka veel näha ei ole, siis ma toon kaasa 5-liitrise kaardi. Sellise sangaga, plastist pudeliks. Kaardi. Aga praegusel hetkel ma siis veel kord Pythagoria, Marto Campos. Capito? Catalaveno. Yes. Et nüüd me oleme selle vea vist ära parandanud, kui keegi veel... Oleme õiendanud ära. Jah, ei saanud aru, siis jah. Nüüd peaks kõik selge olema. Nüüd peaks olema küll, meil on vähemalt selge, Sagapoo. Arvo jaa. Ma ka, aga sellest põhjalikult. Et me salvestame saadet 27. aprillil, meil kohe on saabumas pühad. Just. Et see on siis salvestatud Kevadpühad. Enne ülestõusmist ja meil on kuulda juba neid suuri paugutamisi. Täna öösel ka ma kuulsin. Valmistutakse selleks tulevärgiks ja pommitamiseks, mis toimub 7. mail. Ma kuulsin, et vahepeal olid jänkid vist ukrainlastele ka neid pommitajaid või mingit rakette kinkinud. Ma ei tea, kas see läheb ka lihavõtete alla või selles nagu ülestõusmist. Eile hommikul ma üllatasin sind sellega ka, et Eesti tungis Venemaale kallale. Sa algus uskusid, aga siis... Noh, jah, et eks ma olen kerge usklik. Keegi teine oleks võinud seda. Jah, siis võib-olla ma ei oleks uskunud, eks ole. Aga muidu tahtsin tuua ühe näite sellest, kuidas kevad jõuab järjest lähemale võigni juba meie puhul suvi juba, jah, et Pythagorias on nahkhiired välja ilmunud. Tõsi, mõned kohalikud väidavad, et tegemist pidi olema odavate Hiina koopiatega, et tegelikult on mingid latekshiired. Piirdun õllega siis. Ja, absoluutselt. Ma mõistan. Ehk et jah, et latekshiired tekkinud meile taevasse ja ladinakeelset nime ei tea. Lateks. Lateks. Nahkas. Lateks. Ja, et mis see veel uudist on vahepeal? No, tegelikult täna on lindistamise päeval on reedene päev. Arvi saabus meie juurde esmaspäeval. Kuidas siis nüüd, mis juhtus? No,
me võime ju oli plaan ju salvestada palju varem. jaa, ei, me oleme siin ju salvestanud mitu päeva. Selles mõttes, et ma luban, et meie vaatajatel siis, et varsti tulevad ka mõned muusikalised etteasted, mis on juba salves. Ronn maha. Ronn maha. Et see nüüd on tuleviku muusika, aga jah, et ega me ei ole nagu niisama istunud siin, et me oleme siis ikkagi tööd teinud kogu aeg. Räägi. Ja noh, eks varsti on tulemused näha, kuidas see nagu kulgeb. Vahepeal on olnud Kreekas maavärin. See ei ole kuidagi sinu siia tulekuga. Ei, see oli üleüldine jah. Ja siis, mis on veel toimunud, meil põles üks rand maha, Papa Beach. Ma ei tea küll, kuidas saab rand maha põleda, ma ei ole ise käinud nüüd. Aga ju siis mingisugune rannahoone või midagi seal maha põles. See on Ireani lähedal selline populaarne rannabaar ja sinna juurde kuuluv see põles maha. See põles maha. Okei. No nad siin arvavad, et võib-olla 6 aja jooksul teevad uue. Okei, uue baari. Või noh, uue ranna. No ta on niisugune popkoht. Okei. Mis teil lääne pool on vahepeal toimunud? Käsitlesid kõik 4 päeva ära ja okei. Ega ma olen kiire poiss. Ja. Aga näed, oleme täitsa inimene nagu oleks päris. Jaa. Ma näen, et sul on siin kirjas... Meie sissejuhatuses oleme veel ikka endiselt. Ma mõtlengi, et siin on nagu erinevaid asju, et me vahepeal tähistasime, miks võib-olla ka saate salvestus on veninud, tähistasime Byroni 200. surma-aastapäeva. Oigus tähistasime. Sinna see 4 päeva läkski. See vääris ka tähistamist, ütleme. Absoluutselt. Võib-olla Kreeka ei oleks saanud vabaks ilma Byroni ja venelasteta. Jah, et siin on, ma olen eriarvamusel, aga las ta olla, et sellest ma tahtsin eraldi saate teha. Teeme jah, sa teed eraldi saate. Ma teen sellest eraldi saate, jah. Mitte meie saate. Ei. Ja siis sel juhul ei ole mõtet rääkida ka Hitleri surma-aastapäevast, mis oli ka vahepeal, seda tähistasime vähem. No natuke vähem, jah. Auhind. Auhind läheb Eva Braunile. Ja võitlusi Keilast. Jah. Jaa, aga siis postkasti rubriik ka, et kui sissejuhatus justkui oli ära juba, et postkastis, no on üks täname kodaniku Peetrit Ilmatsalust, kes tundub, et ilma meie saateta ei saagi enam elada, et ta nagu väga raskelt kulgeb see aeg, mis jääb 2 saate vahele. Mis me talle nagu lohutuseks öelda saame, ei saagi väga palju öelda, aga saab ka teist äkki lohutusauhind. Lohutusauhind. Ma ei tahaks neid raamatuid ära jagada. Ja, okei. No reisi loosime välja. Kas ma soovitaks tal kirjutada taotlus EAS-ile, et võib-olla siis kui EAS läheb üle mitte nagu otsusepõhiselt, siis loteriipõhisele just. Kas see on nüüd see me ei saa või mis selle ei saa. Organisatsiooni nime tänapäeval ei saa. See on Kredex ja EAS kokku panduna. Okei, me ei saa. Organisatsioon, mille käitamiseks läheb täpselt sama palju raha kui see. Toodavad ja jagavad. See on väga mõistlik ülal pidada sellist organisatsiooni, mille koosseis on ka umbes 100 inimest rohkem kui keskmisel ministeeriumil. No mõnes mõttes ma saan sellest aru, et ega rohkem ei saa laiali jagada, kui nad toodavad. Et see on... Ma mõtlen, et sa ütled, et selles mõttes saad aru, et inimestel on tööd vaja anda. Jah, et inimesed vajavad tööd, seda kindlasti, aga ma just mõtlen seda, et kui asutus jagab rohkem laiali raha, kui ta toodab, siis... Ei tooda midagi, ta saab riigi eelarvest ilmselt. Okei. Ma mõtlesin, et erafirma puhul oleks tegemist pankrotiga varem või hiljem, eks ole. No jah, okei. Ei, sealt tuligi see mõte, et kuna nagu see ei ole mõistlik see süsteem, et siis võiks lihtsalt loteriiga laiali rahad, et siis oleks vähemalt ju... Keegi saab, jah. Okei. Et selleks, et jagada riigi kaudu 100 miljonit, on tehtud mingi organisatsioon, mille käitamiseks kulub ka 100 miljonit. Enam-vähem nagu suurusjärk, jah. Okei. No see selleks. Siis
on leitud kommentaariumites saate alla, et meil võiks olla ka tantsutüdrukud. ja kirjutan alla. Minagi. Just. See ettepanek on jõus, et me ei ole üldse Me veel ei ole mõelnud, jõudnud et sellele konkursile ega parameetritele. jah, et noh, mingid parameetrid me peame panema, muidu see läheb No me ei saa ilma riieteta teha, sest et me juba eile mina sain näiteks bänni Facebookis. jah, kas sa tahad sellest rääkida lähemalt? See juhtus niimoodi, et Arvi elab siin lähedal majas ja siis tal on seal akendele vannitoas voodi kõrval ukse peal pandud plakatid, kus on siis poolpaljad naised mootorratastega või vastupidi. Poolpaljad mootorratastega naistega. Ja siis mina läksin sealt mööda, ma tahtsin pilti teha, et nagu Arvit korrale kutsuda, et ta ei paneks nagu kiriku kõrval siukseid mootorrattapilte. Kirik on ka seal kõrval, jah, täpselt nii. Ja siis ma kogemata panin selle ka Facebooki muude piltide hulgas, siis tuli teade, et mind on blokeeritud sellest kohast. Okei. Paariks ööpäevaks. Aga ma tooksin ühe. Ja siis ma ei saanud ka nagu äripostitusi teha enam. Ja, et kellegi karvased näpud sa ei tea ole vahel. no täpselt. Et Kuidas sul neid plakateid veel ikka, need on mingid Poola mingid 70-ndate. Need on päris kaasaegsed ikka, ma eeldan, et ega ma väga täpselt ei mäleta, kust need aegread pärit on, ega mingist vanast, nojah, ikkagi vanast tagavarast, et siin Kreekas neid mootorratta pilte siin ei leia väga Kreekas, eks ole. No kui ma käisin 87. aastal Tartus varumiskontoris tööl, siis siuksed pildid olid iga töömehe rõivakapi peal. Absoluutselt, loomulikult. See oli töömoraali. Täpselt nii ja noh, põhivarustus. Palga sees. Jaa, aga mina... Vanasti ikka hoolitseti töökohta. Jah, ametiühing oli selleks. Ma ei tea, kas tänapäeval ametiühing oli töötab. AÜ, jah. Aga ma tuleksin ühe uudise juurde, millega ma tahaks tervitada kõiki Saaremaa inimesi. Et kirjutas meile ühine sõber Terek. Tervitan Terekut ka loomulikult. Et tema on väliseestlane ja Kanadast. Nagu meiegi. Me oleme väliseestlaste emigrandid, jah. Ja ta lasi teha enda geeni, mis on test, see geno uuringud. Just. Ja tuli välja, et temal on samad geenid, mis Salme viikingi laevmatuste nendel skelettidel kadunud kestel. Tahtis pärida seda laeva. Jaa, et on fenomenaalne, et väliseestlasest saarlane sai teada, et tema geenid on samad, mis Skandinaavia ja mis tal on Fääri saared ja nii edasi ja nendel sõdalastel, kes siis tulid umbes 700. aasta paiku, 750 midagi selle taolist Saaremaale ja said surma siin Eestis. Ja nüüd huvitav on see, et on tekkinud üks tööversioon, et tegemist ei olnud üldse sõdalastega niivõrd, vaid diplomaatilise korpusega, selles mõttes, et nad olid diplomaatilises lähetuses. Ehk et kas rahu sõlmimas, mingit sobingut tegemas, nii edasi. Sellele viitab väidetavalt siis see, et relvad, mis neil kaasas olid natuke liiga fancy'd, et lihtsalt nagu lahingus niimoodi rahualjeid. Just. Aga ma mõtlesin selle peale natuke, et tegelikult ka rahu sobitamine ilmtingimata ei pruugi olla ju rahumeelne, selles mõttes, et kujuta ette, kui nad läksid näiteks kuskile, ma ei tea, Kiievi vürstiriiki või Novgorodi mingit salasobingut tegema, siis ilmtingimata see ei ole veel nagu siuke positiivne lähetuseks. Et lihtsalt Saaremaa mehed said vahepeal aisu ninna, et kurat, nad lähevad seal mingit selja taga meil mingit kaupa sõlmima ja lihtsalt lõi nad vahepeal seal Salmes lihtsalt maha. Ehk et mis ma tahan öelda on see, et diplomaatiline lähetus ilmtingimata ei ole veel rahumeelne.
et see võis olla täitsa vabalt niimoodi, et nad no. Kõik, kes te lähete komandeeringusse. Just, et noh, et ma ei tea. Aga jah, et igal juhul Terek, kes on siis meie ühine tuttav ja nagu saarlane, Kanada saarlane, siis tema jah lasi teha genotesti ja tuli välja, et tal on samad geenid, mis nendel Salme hukkunutel siis selles laevmatuse ohvritel. No aga samas on tema vist ka üles kasvanud ju kuskil Kanadas, jah, ikka. No vaat see ongi see huvitav moment, et ringiga tulevad geenid tagasi. Ehk et mitte Saaremaal, vaid ringiga Saaremaal. Just. Seal Tereku putkas oli see Pihtla õlu, mulle tuleb meelde. Tuleb küll meelde, jah. See võis põhja alt ära võtta, see oli päris karm värk. See on toor õlu, jah. See on juba sama karm värk nagu see kuradi raamat, mida üks külaline tõi mõned päevad tagasi. Varlam Salamud, jah. Tuleb tarbida vähe. Korraga. Jah, korraga vähe, jah. Mõõdukalt. See on veel tooteid ja peaks mõõdukalt. Mitte üle 6 kannu. Täpselt nii, just. Aga West Coast, East Coast. Meil on siin kirjutanud veel inimesi. Jälle see sama Jüri Ennet. Ma isegi ütleks, et tüütab või lausa tülitab, on ju. Et miks Arvi eelmises podcastis oli liiga kaine. No meie minu meelest üritame hoida seda nivood küll seal 1,34 promilli juures, jah. Aga eelmine kord võib-olla sa tõesti ei täitnud seda. Ma ei suutnud võib-olla olla oma tase, selles, jah. Et üks saade oli liiga täis, teine liiga kuradi. Ürita inimeste meele. Jah, ega ei saa küll, jah. Üritame tempereerida. Ja siis sealt küsis ka keegi järgmise kommentaari, et kes need klounid on. Noh, mina tahaks õiendada natuke seda, et kloun ei ole üldse halb sõna. Ei, üldse mitte. Sul oli selle kohta hommikul mingi teooria minu meelest. Ja, et tsirkus sõitis ära klounid maha, sa mõtled seda või? See ka, jah. Või? See mul jäi sinu hommikusest jutust, vaata, noh, kloun olemine on mingis mõttes nagu elupõline töö või selles mõttes, et see on ka eneseabi ja... Kloun elupõline rikas. Et, noh, näiteks, kui sa oled kloun, et kas sul siis ei ole sellised küsimused, kuidas edasi elada, kuidas ma homsega hakkama saan, et mis on elu mõte, on ju. See on tegelikult igapäevane nali. Et ega siis kloun on ka inimene. Mis kuradi küsimus see üldse? Tundub, et vähe elukauge inimene saab küsida end niimoodi. Jah, noh, ma Jüri kohta nii ei julge öelda. Mitte Jüri, aga Jüri kommentaari all küsis veel keegi. Okei. Et võid panna. Nonii, ma läheksin siit, ma laiendaksin seda nagu diskursust, eks. Ehk et töö vähemalt Kreekas alati seostub streigiga, on ju. Ja Kreekas oli, kui mõned teavad, mõned ei tea, oli aprillis üks streik ja nüüd tuleb veel üks streik. Ja seos sellega, et me tahame olla, noh, ikkagi kohalikega, ma tahan kreeklastega kohalikega, noh, me oleme ka kohalikud, aga selles mõttes nagu Kreeka kohalikega solidaarsed, et mina pakun välja, et me võiksime kuulutada ka streigi välja, näiteks, et me kuu aega ei tee ühtegi saadet näiteks enne. Või äärmisel juhul kuulutame välja näljastreigi, mitte naljastreigi, vaid näljastreigi. Ja lihtsalt rohkem enam peale ei ammusta. Lihtsalt teeme saadet, aga ei söö peale. Et mis sina arvad sellest, kas kui me lepime kokku, et me kuu aega ei tee mingit podcast, siis lepime kokku ka selles, et sa kuu aja jooksul kordagi ei helista, ei kirjuta ja ei ütle, et hakkame jälle tegema. Mul on tüdinud sellest kuradi. No jah, vaata siis... Sa ei saa nagu... Ei saa pidama, jah. Ei saa pidama, jah. Ei no, jah. Mõtle, mis sellega kaasneb. Sa tuled esmaspäeval siia ja lahkud laupäeval või pühapäeval. Et meil on vaja kartul maha panna. Kartul. No jah. Mul on kartul vaja üles võtta. See on sama hea, kui näiteks jõuluvana tuleks, siis nädal aega on jõuluvana. Jah. Kas sulle meeldiks, et jõuluvana oleks nädal aega? Igapäevas kingitused. Igapäeva kingitused. Ho. Merry Christmas.
aga ikkagi lõpetaks selle etüüdi siis Arvi Tapverit tsiteerides, et minu jaoks ei ole midagi tõsisemat kui nalja tegemine. See on sellele. See oli see tsitaat. Kes mõeldud selle tüübile, kes meid klaunideks. mitte Jüri, vaid see teine. See teine. Ja. Ikka. Ja. Kõik. Nii. Mis teil lääne poolkeral on vahepeal toimunud selle aja jooksul, mis ma siin olen viibinud? Või enne seda? No meil oli klubi viimane kooskäimine, talvise Eesti Maja klubi viimane kooskäimine. Sellega siis nagu panime selles mõttes pillid kotti, et me ei suuda suvekülaliste ka nagu seda klubi pidada, et siis inimesed tulevad ja lähevad nii kiiresti. Enamus talvekülalisi kas lahkus või on lahkumas. Täna Marion, kes meile nupust käima lülitas selle podcasti, palus edasi öelda, et lõppes Lääne-Saamuse kasside koerte steriliseerimise üritus reedega, et siis nagu... Seos sellest, et nii mõniga on nupust nikastanud, siis ta lubas steriliseerimist jätkata kodus. Palus meile ettevaatust. Olla ettevaatlikud. Väga hoogu ei läheks, et muidu öösel võib juhtuda. Midagi jah, hullematki. Ei, siin juhtus ju sellegi steriliseerimise käigus, kurat seda ei tohi rääkida vist, pärast lõikame välja. Pärast lõikame välja, jah. Nad olid ühe emase kassi vist kaks korda ära lõiganud või? Ei, nad olid kõhu lahti lõiganud, siis oli selgunud, et see on juba steriliseeritud. Aga seda ei ole olnud seda. Ei, seda ei ole. No, ei ega siin tegelikult ei ole ju midagi eriti rääkida. Midagi ei toimu. Mis me ikka siin, eks ole? Et meil on kavakohaselt tavaliselt see kommunaalrubriik Riist ja viletsus või Rist ja viletsus. Just. Aga seoses sellega, et mina olen oma nagu jutud ammendanud või õigemini, see on siuke nagu korduma kippuv ala, et saada, et siis... Ei, mul selle rubriiki all ma mõtlesin, võin rääkida nagu oma sellest ühe loo sellest oma puhkemajade Hosiannast, et see on ka nagu Rist ja viletsus. Ja. Ei, see pole isegi kommunaaliga midagi eriti seotud, aga hiljaaega oli siuke lugu, et meil oli siin 2 prouat, olid kuu aega talvises residentuuris ja väga toredad prouad ja hakkasid ära minema ja siis... Kas need olid loomanimed? Jah. Jah, selge. Ja läksid säilitame anonüümsust, aga lihtsalt tahtsime täpsustada. Mina läksin sealt majast siis sama päev läbi, nad olid 2 eraldi toas ja viskasin mingi prügi ära ja midagi siit, vaatasin külmkappis, mis seal on, midagi halvaks ei lähe ja nagu ikka. Siis vaatasin kuskil nagis oli siuke vana päevi näinud nokkmüts Portugali peale kirjutas. Mõtlesin, ei viska ära, panin laua peale, et võib-olla homme viskan ära või midagi, et... Vahest läinud vildist kübar. Ja siis õhtul kirjutab mulle see sama proua, kes jõudis Tallinnasse, kõik on hästi. Ja ütles, et kui sa näed, et seal toas, et peaks olema üks nokkmüts, Portugali kirja. Et see on mul väga kallis tähtis, et ma olen sellega umbes 20 riiki läbi reisinud ja et saada see palun Triinuga järgi. Okei, sa saatsid. Küsisin Marioni käest, et kas ega sa ei käinud ju seal toas täna, et Marion ütles, et ei ta käis läbi, et seal paar asja viskasin ära, et mingi kuradi müts ja lottu ja selle. Et seda on vaja, aga seda enam ei ole. Viskan prügikasti. Sorry, proua Rebased. Ma läksin väga murelikuks ja siis, mis ma tegin, läksin sinna lähimasse suveniiripoodi, ostsin mingi Saamuse kirjaga mütsi ja saatsin Triinuga Eestisse. Ja siis proua saatis mulle paar päeva tagasi pildi, kus ta oli juba teel Portugali juba seesama müts oli peas Saamuse kirjadega. Kas ma seda... Vabanda Helju, aga läks nii. Aus ülestunnistus. Ja, vähemalt seegi. Kas ma olen sulle rääkinud, et siin eelmistes saates oli juttu sellest, et maja, milles ma elan, on oranži värvi ja see on siis Portugali. Mitte Porno, Porto. Porto, jah, täpselt nii. Minu meelest sa rääkisid, aga... igal juhul mõtlen selles, et ma vist jätsin rääkimata või... Vanameestest kirjanikud pidid kogu aeg ennast kordama. Täpselt nii, eks ole. Kes ütles meie podcasti kohta ka halvasti, et mis see nüüd oligi? Käitumishäiretega vanameeste show. Jah, ma arvan, et see võiks võtta oma sloganiks, et see on üks siuke...
kas mina olen ka käinud? ma eeldan. Kas sina, ma olen ka vanamees, kas sa oled ka vanamees? Kumb meist vanamees? Ma ei hakka rääkima. Vanameeste. Ja. Et ma nagu jääks selle 1,3 promilli juurde. Ikka pigem, miks see vanameest, see kõlab ka nagu solvamine jälle. Keegi tahtis... See on nagu mõttes, et peab olema sooneutraalne, võiks olla ka vanuseneutraalne, eks ole. Muidu me oleme ka vähemused. Jah, täpselt nii, eks ole. Jah. Olgem siis parim laminaat Simbol Aadrian. Ja. See oleks. Just. Sellega me oleme nõus. Just. Me pidime... sul on see parem jook. Ma olen hästi vähe. Ja, mõistan. Mina võtan hästi vähe. Palju meil aega on selle saate osa lõpuni? 17.00 näitab kell. Oota. See ei tähendab midagi vist. Me peame vist tegema Armas Raas. Peaaegu... Oleme... Jaa. Kasside steriliseerimisest rääkisime. Meil oli siin kohutav torm vahepeal ja tänu sellele olid suured laevad graafikust 8-9-10 tundi maas. Ja siis oli Aafrika tolm, mis jõudis Aafrika Liivia tolm, mis mattis Ateena oranž, punane, kollane, siuke apokalüptiline. See jõudis Ateena ja vist jumal tänatud, samal ajal ei sadanud Ateenas äkki vihma vist, et siis see muidu on niimoodi, et kui see tuleb alla, kogu see kollane oranž liiv, siis nad seda maju pesevad 3 aastat pärast. Muidu mul jäi üks jutt enam rääkimata, et lühidalt selle Portugaaliga oli see lugu, et kui ma olin korduvalt maininud, et maja, kus ma elan, on nagu oranži värviga Portugaalis ja kui ma hääldasin seda valesti, siis kohalikud hakkasid arvama, et ma olen portugaallane. Et ma nüüd parandan ära, ma ei ole portugaallane tegelikult. Isegi mitte isa poolt. Rääkimata muudest pooltest. Ja. Aga jah, et see, mis... Isegi ei tea, kas meil oli üks ja sama vanaisa, sest me oleme mõlemad Ingerimaal. Täpselt nii, jah. See jama ka veel. Geeni. Oleme tagasi, see salme... Jätaks vahele selle etapi. Me ei tea, kas me tahame midagi. Kas me tahaks teada, eks see kõike. Parem mõnikord jah, mitte teada. Ma olen täitsa nõus. Las need venelased ja ingerlased olla. Ära sega ingerlasi venelastega, eks ole. Kuigi jah, genofond võib nii mõndagi paljastada, aga... Elasid seal ühtedes ja samades külades sõbralikult. Täpselt nii, vastab tõele. Ma isegi, jah, olen seal käinud. Aga nüüd lähme supipausile ja siis jätkame kohe Eesti ja Kreeka uudistega. Kreeka uudised, Eesti uudised. Sagapo, Malakas. Läks kinni või? Et siis võib roppe nalju rääkida, jah? Ma ei saa aru. Kõik läheb eetrisse, otse. Tundub, et seisab. Pilt seisab. Ma annan lõikab ära selle. Okei. Sa muud sellest seda? Ei. Kohe saab fail läbi. Või see aeg. Jaa, ma saan aru. Issand, kui raske teha see on.